ma kuulan ka mõned küsimused, siin on olnud sellised, et tõestage ära, et midagi on valesti või aga mul ei ole eelistust ühte või teistpidi. Ma ei tea, selle jaoks on pidanud ikka elama kuu tagumisel poolel või mingisuguse väga suure kivi all, kui inimene ei tea, et neid e-valimisi, mida meil praegu on juba 20 aastat peetud, ei ole võimalik vaadelda. See on puust ette punaseks tehtud, see on läbi kohtute käinud. Viimane kohtuotsus oli Riigikohtu otsus mitte lubada vaatlejal tutvuda dokumentidega, mida valimiskomisjon valmistab ette e-valimiste korraldamiseks. Valimised ei ole vaadeldavad ei valimiste eel, ajal ega pärast. Ja sellisel juhul ei ole see ei ole enam valimised, vaid see on farss. See on etendatav farss mingitest toimingutest, mille ülesanne on jätta muljet, et meil on mingid valimised. Ja see nii kaua, kuni nad ei ole vaadeldavad, ei ole üldse midagi arutada, nad tuleb ära keelata. Nii et ma küsin sult, et oled sa nõus, et nad tuleb ära keelata? Aitäh, hea kolleeg. Esiteks, et küsimus on selles, et kas ma siin ütlen oma seisukoha välja või siis või partei seisukoha või siis nii-öelda tutvustan eelnõud, kus me püüame läbi selle eelnõu käivitada protsessi, mis peaks tegelikult ühe või teise tulemuseni, kui me peaksime selle tulemuse jõudma või vähemalt protsess, mis suunaks kuskile ühele või teisele pooleni. Et loomulikult, kui nüüd küsida minu seisukohta ja partei seisukohta, ega meil on ka suured küsimused ja selles osas, et kui nii-öelda usaldusväärsed need valimised on, kas on neid võimalik kontrollida või ei ole. Ja teate, kui isegi teoreetiliselt, kui mõni IT-poiss suudab seal midagi isegi kontrollida, aga me seda ei suuda kunagi kontrollida, kas see inimene teeb selle hääletusprotsessi iseseisvalt või mitte. See ei ole lihtsalt võimalik. Et vaadates 2005. aastal oli seal kuskil peaaegu 9000 valijad ja seal oli välja toodud, et valdavalt olid noored Reformierakonna valijad. Siis see vahepeal oli, et üle 200 000 ja üle 200 000 inimesele koju keegi ei lähe. Ja juba lähtuvalt sellest on see nagu probleem. Ja kui ma vaatan ka Prantsusmaa näite, miks nad jätsid ära selle nii-öelda pilootprojekti nad käivitasid, aga sellega nagu edasi läinud, siis üheks punktiks toodi välja läbipaistvus. Võimetus tagada, et hääletusprotsess on kontrollitav ja usaldusväärne. See ongi see koht, mis tegelikult tekitab, ma arvan, muret ka sellele 40% ühiskonnast, kes arvavad täpselt samamoodi ja ütlevad, et seetõttu nad ei usalda e-hääletamist. Et see on nagu probleem. Aitäh. Kui me natukene jälgime seda, et miks maailma suured riigid ei kasuta e-valimisi, siis tulevad alati välja põhimõtteliselt ühed samad argumendid, et turvalisus ja usaldusväärsus ei ole tagatud, läbipaistvuse puudumine, poliitiline ja avalik usaldamatus, digitaalne ebavõrdsus, õiguslikud ja praktilised küsimused sinna juurde veel. Ja siit ma küsingi, et kas ei oleks mõistlik Lauri ambitsiooni tõsta ja tegelikult ikkagi liikuda selles suunas, et Eestis üldse ära lõpetada e-valimised. Kuidas on Keskerakonna seisukoht? Aitäh. Ja, aitäh. Minu arust on teada fakt, et Keskerakond, uus Keskerakond uue juhtkonnaga ei toeta e-valimisi. Me ei toeta neid. Sellepärast me näeme täpselt samamoodi, et meil on probleemid, meil on usaldusväärsuse kontrollimisega probleemid. Nüüd küsimus on ju laiem jällegi, et üksi neid otsuseid siin Riigikogus vastu võtta ei ole võimalik. Selleks on vaja enamus Riigikogu liikmeid. Aga teine pool, ma ikkagi loodan, et meil kõigil läheb korda see, et 40% meie ühiskonnast on kuskil mujal. Ja siin ei ole nagu küsimusi opositsioonis ja koalitsioonis või praeguses valitsuses. Praeguses valitsus on niikuinii küsimus. Nad ei tegele sellega. Aga minu arust meie peaksime siin saalis aru saama, et see on probleem.
ja tulema kokku ja alustama millegistki. Ja see komisjon on minu arust väga hea selline stardipakk, et hakata üldse sellega tegelema. Praegu ei ole üldse tahet ju. Kui sa vaatad liberaalsemaid erakondi, Reformierakond, Eesti 200, sotsid, nendel ei ole üldse tahet sellega tegeleda. Nemad ütlevad, meil on kõik hästi. Et me oleme rahul sellega, et ühiskond on lõhki. Me oleme rahul sellega, et 60% usaldab, aga üle 40% las olla. See on see suhtum, mida ma tahaks nagu murda. Et selle eelnõuga tegelikult ma tahaks, et ikkagi inimesed mõtleks või Riigikogu liikmed mõtleks nagu nii-öelda poliitvaadet üleselt. Et reaalselt, et püüaks ikkagi ühiskond hakata nagu kokku nii-öelda sulandama. Et tekiks nagu arusaam, et tegelikult on võimalik ka teistmoodi, on võimalik nii, et inimestel tekiks või valdav suuremal osal ühiskonna liikmetes tekiks usaldus praeguse Riigikogu vastu, praeguse valitsuse vastu ja kõikide institutsioonide vastu. Praegu see puudub. Ja kui sa vaatad ka viimaseid küsitlusi, mis puudutab Riigikogu valitsususaldus, see on alla 30%. Ja kui me vaatame, mis puudutab praegust koalitsiooni, siis ja vaadata neid reitinguid, siis viimaste reitingute kohaselt äkki 21%, kui uskuda Nordstati küsitlusi, mille kohta öeldakse, et pole hullu, paneme edasi. Võtame kõik kohustused peale, võtame seadused vastu ja lähme sellisel viisil eelarvega edasi ja mis siis, et meid usaldab ainult 21% ühiskonnast. Aga võib-olla see ongi nagu selline, tõenäoliselt ongi, et see ongi selline mõttemall, et meie teeme täpselt seda, mida me tahame. Ja see, et suuremale osale ühiskonnast, 80% praegu ei meeldi see valitsus, las olla. See, et e-valimised ei meeldi 40%-le ühiskonnas, las olla. Aga ma arvan, et niimoodi me kaugele ei sõua. Ja mida rohkem selliseid näiteid tuua ja igapäevaselt me näeme seda, et elu toob meile, kus siis tegelikult sõidetakse väga suurest osast ühiskonna arvamusest lihtsalt nii-öelda teerulliga üle. See ei lõppe hästi. Aitäh. No ühiskond on tegelikult probleemist täiesti teadlik. Mingi aeg tagasi siin oli küsitlus, mis ütleb, et kui ma õigesti mäletan, 42% inimestest ei usalda e-valimisi. No kui peaaegu pool inimestest ei usalda e-valimisi, see on täiesti elementaarne, et need tuleb kaotada. Ja selles mõttes on see muidugi samm õiges suunas, ehkki kui me tsiteerime siin Vahva sõdur Šveiki, kus on selline määratlus inimestele, kes nagu tahavad head asja teha, aga päriselt ei julge teha, et need on poolpeeretajad, siis see on ka niisugune poolpeeretajalik lahendus. Et ma loodan, et eesistuja nüüd kirjandusliku võrdluse peale ei hakka korrale kutsuma siin. Aga mida ma tahan öelda, on see, et argumendid, mida meile pidevalt tuuakse, mis praegugi siin kõlas puldist, et 20 aastat tagasi oli ainult nii vähe e-valijaid ja nüüd on juba nii palju. Esiteks me ei tea, me ei saa kontrollida, kui palju tegelikult oli e-valijaid tegelikkuses ja kui palju neid lisati sinna, ükskõik kelle poolt, missuguses vahelülis, missugusest filtrist. Seda me kontrollida ei saa. Ja kui me vaatame, et enne viimaseid valimisi 90 000 inimese võrra suurendati valijaskonda, siis see on tohutu reservaar, kust annab võtta inimesi ja neid hääli, mida uhada siis e-häältena valimistel. Nii et selles mõttes minu arvates siin ei ole mõtet väga pikalt keerutada. Tuleb väga selgelt öelda. E-valimistega tuleb lõpetada ja valida tuleb ainult paberil. Ja aitäh, hea kolleeg. Mart, et vaata, tõsi, nii nagu ma ütlesingi, et 40% pluss miinus tõesti 2023. aasta tulemused olid 42% ühiskonnast ei usalda e-valimisi. Ja ma toon kohe sulle sama võrdluse, et 79% ühiskonnast ei usalda ka praegust valitsust.
No vot, ei piisa sellest, et kui me toome ainult numbrid välja ja siis ütleme, et selle 42%-ga võiks need e-hääletused kohe ära lõpetada. No minu 79% number on tunduvalt tugevam ja mõjusam kui 42, mis puudutab seda valitsust. Ehk siis lähtuvalt sellest loogikast peaksime selle valitsuse ka laiali ajama, eks me seda püüamegi teha. Ja selleks, et selle valitsuse laiali siin saata, on vaja ainult 2 ausat Riigikogu liiget koalitsiooni poole pealt, kes tõesti suhtub asjasse väga täie tõsisusega ja on tajub siis nagu nii-öelda ühiskonna tunnetust ja tõelisi probleeme, et tegemist peaks olema riigimehega. Ja neid 2 riigimeest me siin otsime, ma arvan, et sellega tegelevad kõik opositsiooni fraktsioonid. Ja selge on see, et kõik korraga ei ole võimalik saavutada ja kuskilt tuleb alustada, nii nagu ma ütlesingi. Mis puudutab meie erakonna seisukohti, kordan veel üle. Me kindlasti ei toeta e-hääli. Aga sellest praeguse hetkel ju ei piisa, kui üks fraktsioon nimega EKRE või teine fraktsioon nimega Eesti Keskerakond ütleb, et meie ei usalda ja nüüd ajame selle kõik nagu laiali. Et praegune nii-öelda eelnõu, mis on praegu käsil ja mida ma teile ka tutvustan, ju räägib teisest lähenemisest. Teisest lähenemist sellest mõttes, et nii nagu ma olen korduvalt siin juba välja öelnud, et see oleks vähemalt stardi selline pakk selleks, et aru saada, mis siis kokkuvõttes nende e-valimistega on. Ja teine pool, et me peame kindlasti andma vastust nii nendele inimestele ühiskonnas, keda on 60%, ka nendele inimestele, keda on 40%, ehk siis pooldajad ja kes on nagu vastased e-valimistele. Ja sellega ju praegu keegi ju ei tegele. Vähemalt valitsuses olevad parlamendid peaksid sellega tegelema. Täpselt samamoodi, nagu nad peaksid tegelema igapäevaselt oma siis usaldusväärsuse tõstmisega. Aga praegu ei ole nii-öelda vähemalt nende liigutuste järgi seda suudetud teha. Ja minu arust nagu, et mitte nagu tunnistada probleeme, olles valitsuses, et meil on päris suur ühiskonna osa, kes lihtsalt meid ei usalda. Nad ei usalda meid valitsema. Need on 79%. Ja me nagu ei reageeri sellele. Et praegune peaminister ütleb, et me ei reageeri sellele, et lasta olla. Ja täpselt samamoodi meil on pikalt juba, meil on ju tegelikult 20 aastat olnud ju selline olukord, kus usaldus e-valimiste vastu on nii-öelda olnud seal keskelt läbi alati 40 ja 30% vahel. Üks aasta kõigub ülespoole, teine natukene allapoole, aga keskelt läbi on ta seal kuskil 40-30 vahel. Ja siis me ütleme, et las olla. Ja meie eelnõu ütleb selge, et ei, me sellise olukorraga ei lepi ja me ei taha, et see olukord oleks täpselt nii, et las olla. Aitäh! Tänan ettekandja. Ma tsiteerin alustuseks Märt Põderi artiklit Eesti Päevalehes, kes võttis kokku üliõpilas magistritöö uuringu tulemused. See tähendab, et elektroonsel valimiskastil oli sisuliselt sisse ehitatud topeltpõhi, mis võimaldas seal mugavalt sedeleid vahetada. Välja tuli reetliku topeltpõhja olemasolu, aga alles siis, kui valimistulemused olid välja kuulutatud ja elektroonsed asitõendid seaduse kohaselt hävitatud. Samas artiklis oli ka üks diagramm, kus näidati, et täielik anomaalia on Reformierakonna e-häältes. Mitte ühelgi erakonnal ei olnud sellist tohutut vastuolu. Et nüüd, kui uurimiskomisjon tehakse, muide ka Webfondi komisjon jõudis järeldustele alles üle 20 aasta hiljem ja tegi 50-lehelise kokkuvõtte, et kas oleks võimalik kas või mingigi tagajärg saada näiteks seda, et asitõendid säilitatakse, et ei hävitataks neid siin lühikese ajaga ära. Et kas selline kõrvalprodukt võiks olla? Jaa, aitäh, hea kolleeg, et ega see, et hävitatakse kõvakettad, ka minu jaoks on see olnud päris suur küsimärk, et miks seda tehakse.
et ausalt öeldes ma ei ole siiamaani aru saanud ja me oleme seda küsimust küsinud mitmeid kordi, et miks peab kõva kett hävitama. Ja sellel ei ole mitte mingisugust loogilist põhjendust. Ja päris kiiresti, 2 nädala jooksul hävitatakse. See kindlasti lisab jälle kahtlusi ja kui ei ole läbipaistev, siis igal juhul kahtlused tekivad. Tee, mis tahad, aga nii on. Kui oleks arusaadav, läbipaistev, siis ei tekiks kahtlusi. Aga kui sul peale valimissedelid on alles, aga need e-hääled, no need pannakse haamri alla väga kiiresti, hävitatakse kettad. Ja see ongi see koht, mis kindlasti paneb väga suure põntsu lisaks kõigile muule e-valimiste usaldusväärsusele. Aitäh! Küsin teie käest ühe sellise kurioosse olukorra kohta, mis viimasel ajal on ilmnenud ja mis iseloomustab kogu seda e-hääletamise protsessi. Riigikogu valimise seadus ütleb teatavasti paragrahvis 12 lõige 3 täiesti selgesõnaliselt ja ühemõtteliselt, et Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekud on avalikud ja need protokollitakse. Samas 6. märtsil 2025. aastal pikaaegselt e-hääletamise vaatlemisele pühendunud Märt Põder sisuliselt visati Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekult välja selle põhjendusega, et seal tuleb käsitlusele e-hääletuse süsteemi ohtusid kaardistav riskikäsitlusplaan ja selle jõudmine kolmandate isikute kätte seadvat ohtu e-hääletamise kasutamise. Nüüd Märt Põder vaidlustas selle koosolekult eemaldamise Riigikohtus ja Riigikohtu menetluse käigus lekitati kergekäeliselt see sama dokument kolmandate isikute kätte. Mida nüüd sellises olukorras teie hinnangul peaks tegema, kuna eelnevalt on ju öeldud, et riskikäsitlusplaani sattumine kolmandate osapoolte kätte ohustavat e-hääletust? Kas nüüd siis saab enam e-hääletusega jätkata või mitte? Aitäh! Minu arust see on väga hea küsimus, mida loodavas komisjonis arutada. See on kindlasti üks koht kõikidest nendest 9 punktist, mis on ka meie fraktsiooni poolt välja pakutud. See veel kord näitab, et selle komisjoni loomine on hädavajalik. Ja see veel kord näitab, et tegelikult lugupeetud Riigikogu liikmed, ma ei tea, kas meid jälgitakse ka kabinettidest, siis see sõnum on teile, et kui siin hääletuseks läheb, siis tulge palun saali ja hääletage selle poolt, et see komisjon saaks loodud. Küsimus on ju, ei ole ainult ju selles pooles, et 40 või 42% ei usalda nende hääletusi. Küsimus on ka selles, et me peame selgi signaali andma, et aga 60%-le, kes praegu usaldavad. Ja tekitama sellise olukorra ühiskonnas, et meie valimised oleks usaldusväärsed, läbipaistvad, ühetaolised ja et ühiskonnas ei oleks lõhed selles küsimuses. Minu arust see on väga suur lõhe, kus on tegelikult ühiskond pooleks. Ja ühele väikse riigile praeguses julgeoleku olukorras ei ole kindlasti asjaolu, mis toob plusspunkte kõigile muudele probleemidele, mis siin on. Aitäh! Ja kolleeg, me oleme koos põhiseaduskomisjonis ja kui see eelnõu oli arutluse all, siis mind hämmastas isiklikult valimiskomisjoni esindajate ignorantsus. Aga millise mulje teile jättis nende ettekanne ja nende suhtumine? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! No ma ei hakka nagu hinnanguid andma, et mis täpselt üks või teine osapool komisjonis mis mulje ta jättis. Aga selge on see, et seda teemat oleks võinud käsitleda palju laiemalt. Ja minu arust üks hea kolleeg mainis ka selle asjaolu ja ütles,
et te küll räägite siin Eesti valimistest, aga mikskipärast te ei taha üldse rääkida, et mis olukord on nagu välismaal ja kas lisaks siis Venemaale ja Venezuelale kuskil kasutatakse ka veel e-valimisi ja kui kasutati, mis on olnud tulemused. Mikskipärast nagu valimiskomisjoni liikmed sellest ei tahtnud rääkida. Ja kui nagu väga tõsiselt sellesse suhtuda, siis ma arvan, et mida rohkem me käsitleme seda teemat, seda rohkem me peame aru saama, miks üks või teine riik, mis põhjusel, kui isegi mingil ajal käivitas e-valimiste siis projekti, pilootprojekti, mis olid need konkreetsed põhjused, miks katkestati kogu need tegevused. Ja see on see pool, millest väga nagu ei taheta rääkida. Et otsitakse seda edulugu, mis meil on, kui see on edulugu. Sellepärast, et seda ei saa ju nimetada edulooks, kui on 40% ühiskonnast ütleb, et me ei usalda. Ja on väga suur oht, et tegelikult seoses selle mitte usaldusega inimesed lihtsalt ei lähe valima ja anna oma hääli. Ehk siis nad ei kujundagi meie riigi poliitikat ja siis tekib selline olukord, kus on meil valitsus, kellel on ainult 21% ühiskonna toetusest. See ongi see probleemne koht. Võib-olla see on taotluslik, aga võib-olla nad soovivadki praegune siis eelkõige Reformierakond. Et sobib selline olukord neile lasta olla. Need, kes kahtlevad, kõhklevad, ei käigi valimas. Ja nii on. Ja siis tekib valitsus 21% populaarsusega ja siis tegutsevad, toimetavad, püüavad Eesti riiki juhtida. Aitäh! No e-valimised on nii otsene kui kaudne julgeoleku oht, et alates vaenuliku riigi varjatud sekkumise võimalusest kuni täna siis Eestis valitseva olukorrani, kus tegelikult märkimisväärne osa ühiskonnast ei usalda e-valimiste süsteemi, selle kontrollitavust ega läbipaistvust. Ja täna on tegelikult ju olukord, kus ülejäänud arenenud riigid, kes on testinud e-valimisi või kaalunud siis nende kasutusele võttu, on tegelikult kõik loobunud. Et samamoodi on Eestis tegelikult valimiste vastu usaldus langenud rekordmadalale just nimelt e-valimiste tagajärjel. Ja samuti on ka valimiste vaatlemisega, just e-valimiste vaatlemisega suured probleemid ja usaldust ja lisaga see Märt Põdra kaasus praegu ning kõik need asjaolud on tegelikult juba ju selged, teada faktid, et kas siin väga ongi enam midagi uurida või tegelikult peaksime ikkagi kiirkorras keskenduma selle julgeoleku ohu likvideerimisele, mis meil e-valimiste näol täna Eestis on, et kas siin ikkagi tuleks vaadata laiemalt maailmas valitsevat julgeoleku olukorda ja ka Eestis arvestada sellega ja lõpetada see julgeolekurisk nimega e-valimised ära. Aitäh! Aitäh! No olukord on praegu täpselt selline, nagu ta on. Meil on ülekaalus 2 häälega koalitsioon ja peab ütlema tegelikult ka sotsiaaldemokraadid, kes pooldavad e-valimisi, ehk siis tegelikult see ülekaal on veelgi suurem. Ma ei tea ausalt öeldes Isamaa seisukohti lõplikult, et nad ei ole selgelt ennast väljendanud, kas nad toetavad, ei toeta, eks võib-olla on 2 vahel, aga võib-olla mitte, aga võib-olla toetavad ka. Ei tea. Ehk siis lähtuvad sellest olukorrast, mis meil siin praegu Riigikogus on, meil on siin 101 saadikut, siis nii nagu ma hea kolleeg Mardile juba ütlesin, et sellest ei piisa, kui üks fraktsioon nimega EKRE, teine fraktsioon nimega Eesti Keskerakond ütleb, et kõik lõpetame ära. Praegune poliitiline olukord on natuke teine. Aga et tegeleda selle küsimusega ja aru saada ja anda ka selge signaal ühiskonnale, selle jaoks on vaja komisjon luua. Ja ma tuletan lihtsalt meelde, et meil on OSCE poolt ka raport tulemas ja ma arvan, et selles valguses on ta negatiivne ja positiivne. Igal juhul me peame olema proaktiivsed just seetõttu, et meil on päris suur hulk inimesi, kes vajavad mingisugust sellist infot, et mis siis kokkuvõttes nagu meie valimistega toimub. Ja kui me räägime julgeolekust, jah, ma arvan, et see on väga suur probleem. Väga suur probleem on Eesti riigi julgeolekule see asjaolu, et inimestel puudub usaldus riigi vastu. Kui puudub usaldus, kas siis on olemas ka kaitsetahe? Või seda ei ole?
kui tõesti meil selline olukord tekib, kus inimesed peavad kaitsma oma riiki, kui vaenlane tuleb, siis kas nad lähevad? Ja see on see kaitsetahe. Ja kui vaadata ka viimaseid uuringuid, siis kaitsetahe praeguse valitsusega on langenud. Kas on toimetuleku probleemid? Kindlasti. Kas on usalduse küsimus? Kindlasti. Kas see on küsimus selles, et Eesti riiki praegu juhib koalitsioon, kellel on 21% toetust? Jah, kindlasti. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja minu arust see arusaam praegusel valitsusel puudub. Et see tegevus, mis nad praegu teevad, on reaalne julgeoleku oht. Mis võib realiseeruda, aga loodame, et mitte. Ettekandja, see on hea teema, mis praegu tõstatatud, see oli julgeoleku oht, ja meile kogu aeg korrutatakse, et e-valimised on väga hästi üles ehitatud niimoodi, et need ei ole võimalik väljaspool rünnata. Aga ma olen seda ka mitmel korral ja siin Riigikogu saalis, kui me oleme neid debatte pidanud, öelnud, et tegelikult ega see rünne ka selle Eesti riigi legitiimsuse vastu ei tule, läbi e-valimiste ei tule tegelikult väljastpoolt, eks ole, see tuleb ju seestpoolt. Sellepärast, et see, mis seal süsteemis sees toimub, seal mustas kastis, see on, kuidas ma ütlen, see on jälgimatu, see ei ole rikutud, on salajasuse printsiip ehk ka põhiseaduse kõike 3 printsiipi on rikutud: salajasus, ühetaolisus ja ka see üheajalisus. Ja on isegi öeldud, et ma olen kuulnud, et isegi kui tahetaks seda kõike muuta ja tuleks välja kõik need pettused ja valed, siis see olekski kõige suurem oht Eesti riigi kestmisele, sest et tulekski välja, et kõik valitsused, mis on olnud peale seda, kui meil e-valimised nagu käiku läksid, on olnud illegitiimsed, ehk kas siis Eesti riiki vahepeal üldse on olnud või mitte. Mis sa arvad, kas see võib olla äkki põhjus, et miks ütleme ka süvariigi tasemel ja nende tasemel, ütleme valimisteenistus ja prokuratuur ja Riigikohus, et mitte keegi ei julge ega taha selle mäda asjaga tegeleda? Ja aitäh, hea kolleeg, et see kindlasti, kui see osutuks tõeks, see tekitaks kaose. Väga suure kaose. See on arusaadav. Nüüd on see küsimus, et kui arusaadav ja selge ja läbipaistvad need e-valimised on, minu arust sellest peaks aru saama absoluutselt iga täiskasvanu ühiskonna liige. Millest ma räägin? Ma räägin ju selgelt sellest, ja selle näite ma juba ju tõin siin samas saalis, et kui kuni 2005. aastani kõik me saime aru, kuidas on üles ehitatud valimised, kõik me saime aru, kuidas neid kontrollitakse ja kuidas neid järelkontrollitakse, toimusid kordus ülelugemised, ma räägin loomulikult sedelite ülelugemisest, siis tegelikult iga ühiskonna liige, täiskasvanud, kes soovis osaleda valimisjaoskonna töös või siis vaatlejana, kui partei teda saatis, siis ta sai ju selle tööga hakkama. Väga lihtne töö. Sa jälgid, et keegi ei segaks valijat, sa jälgid, et valimisjaoskonnas oleks kord majas ja sa jälgid, et oleks tagatud salajasus, hääletaja salajasus ja sa suudad kõike seda kontrollida ja järel kontrollida. Seda suutis kuni 2005. aastani teha absoluutselt ükskõik mis inimene, kui selle ülesande oleks talle antud. Ma räägin täiskasvanutest. Nüüd alates 2005. aastast tulid mängu e-valimised. Ja kui mina näiteks, kes suudaks aru saada täpselt, mis toimub valimisjaoskondades, kõikides nende protsessidest, protseduuridest, ja kui mind oleks viidud e-häälte ülelugemisruumi, siis ma oleks suutnud ma saaks ainult tuvastada ja ma räägin endast. Aga ma arvan, et see puudutab 99,99% meie ühiskonna liikmetest.
sa tuvastad ruumi, sa tuvastad visuaalset arvuti, sa tuvastad personali, IT-inimesed ja sa tuvastad selle, et midagi ekraanil toimub. Aga mis seal täpselt toimub? Vot seda sa ei suuda tuvastada. Ja see ongi see nagu küsimus, et kui me ei suuda endale organiseerida sellised valimised, kus saaks tegelikult võtta osa kõik meie ühiskonna liikmed, ükskõik mis rollis, siis see tekitab kindlasti väga palju küsimusi ja usaldamatust. Ja nendele küsimustele me peame saama ka vastused. Ja ma arvan, et komisjoni loomine on kindlasti üks võimalus. Aitäh!